Nüüd on lõplikult selge, miks ja milleks Ameerika Ühendriikide keskluuragentuuri direktor eelmisel päeval Moskvat külastas ning millistele salajastele käskkirjadele kirjutas pärast seda visiiti alla Vene diktaator. Vladimir Putin leiab, et rahuläbirääkimised Ukraina üle on lõplikult ummikusse jooksnud ning valmistutakse sõjategevuse eskaleerumiseks ja raketirünnakute tugevdamiseks Ukraina vastu. Samal ajal kardetakse Vene presidendi lähikonnas üha enam, et ta kasutab lõpuks taktikalist tuumarelva. Sest ta tunnistab, et muul viisil pole tal lihtsalt võimalik võitu saavutada. Sellest teatab täna Bloomberg, viidates Kremlile lähedastele allikatele. Ja tegelikult pole see esimene selline signaal. Täpselt samasugune muret tekitav jutt tuumarelvast toimus juba 2000 aastal. Kui CIA direktor, tol ajal oli see William Burns, kohtus isiklikult Venemaa luurejuhi Naryshkiniga just sel teemal. Seetõttu analüüsime selles saates Bloombergi viimast materjali täielikult ja arutame, mida seal öeldakse ning milliseid siseteadmisi Bloomberg täna avaldab Putini plaanide kohta selle sõja eskaleerimiseks. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat. Aga enne kui alustame, palun teil tellida kanal. Tellige kanal, pange saatele like ja ärge unustage oma kommentaari jätta. Alustame kõige olulisemast. Bloombergi allikate sõnul plaanib Venemaa lähiajal tugevdada ballistiliste rakettide rünnakuid Kiievi vastu, sealhulgas linnakeskuse pihta, kus asuvad valitsushooned, samuti teiste Ukraina linnade taristurajatiste vastu. Läbirääkimised, mis kestsid umbes 1,5 aastat Donald Trumpi administratsiooni vahendusel, on de facto läbi kukkunud. Sellest räägivad Bloombergile allikad. Mõlemad pooled on samas kohas, kus nad olid nende läbirääkimiste alguses. Ukraina löögid Venemaa territooriumile, mis mõjutasid 10 naftatöötlemistehaseid, sadamaid ja e-kaubandusplatvormide ladusid. Moskvas peetakse seda rünnakuks mitte Ukraina, vaid Põhja-Atlandi alliansi poolt, kuna allianss annab Kiievile relvastust ja luureandmeid. Ja just seetõttu üritab Vladimir Putin seda teemat Euroopa vastase hübriid- või väikemahulise sõja õhutamiseks üles puhuda. Ja Bloombergi agentuuri vestluskaaslased kinnitavad, et hoolimata majandussurvest, kütusekriisist ja löökidest logistikasõlmedele, Vladimir Putin ei plaani sõda lõpetada. See maania haige on otsustanud uputada kõik Vene Ivanid verre, sest ta ei suuda oma maksimalistlikest eesmärkidest loobuda. Allikate sõnul pole praegune vastastikuste löökide faas veel sugugi sõjalise eskalatsiooni tipp ning Putin valmistub neid veelgi tugevamaks muutma. Huvitav on see, et väljaande allikad kinnitavad, et Vladimir Putini plaanide kohaselt pidid praegused ballistilised rünnakud Ukraina vastu juba sundima Kiievit järeleandmisi tegema. Kuid kõige muret tekitavam on hoopis see. Üha rohkem Vene ametnikke jõuab järeldusele, et Vladimir Putin võib viimase abinõuna kasutada Ukraina vastu taktikalist tuumarelva. Kremli sõjameelsete kullide üleskutsed, kes toetavad sellist tuumalööki, on viimasel ajal muutunud üha valjemaks. Ja kuna kaotussõjas tundub isiklikult tantsivale kääbusele Putinile täiesti vastuvõetamatu stsenaariumina. Kuna diplomaatia Ukraina küsimuses on sisuliselt lakanud, näeb Moskva vähe alternatiive eskalatsioonile. Sellest rääkisid 4 Bloombergi allikat, kes on Kremlile lähedal. Kremlis loodetakse endiselt, et Steven Witkov ja Jared Kushner, Donald Trumpi erisaadikud, toovad siiski Moskvasse mingisuguseid uusi ettepanekuid, kuigi läbimurde ootused on väga madalad. Ja Putin loodab, et kui nad üldse midagi toovad, siis see on kindlasti Ukraina kapituleerumine. Samal ajal teeb Bloomberg kohe olulise täpsustuse. Praegu ei ole märke sellest, et Vladimir Putin valmistuks hetkel tuumarelva kasutama. Järsult vastu on Venemaa partnerid, sealhulgas Hiina ja India, kes edastasid Kremlile range hoiatuse sellise sammu eest. Aga nagu öeldakse, oleme selle loo juba 2022 aastal läbi elanud. Aga mis on oluline, praegu peetakse läänes seda stsenaariumi tõepoolest meeleheitliku Vladimir Putini viimaseks sammuks. Aga tuletan meelde, et see ei ole esimene kord, kui Ameerika Ühendriigid hoiatavad Moskvat just tuumaküsimuses.
Vladimir Putini tuumalöögi tagajärgede eest hoiatas juba Joe Bideni administratsioon. Bideni ajal teatasid USA Vladimir Putinile, et vastuseks saab olema Ameerika õhujõudude tavarelvastatud löök Venemaa vastu. See tähendab, et tegemist oleks otsese õhurünnakuga Venemaa vastu just nimelt Ameerika Ühendriikide poolt. Keegi ei hakka seda varjama. Vladimir Putin testib praegu, kui kaugele ta saab minna, enne kui lääs talle järele annab. Ja ta püüab aru saada, millise sammu järel lääs talle kindlasti vastu kiilakat lõusta virutab. Siin on oluline meenutada üht konkreetset episoodi. Just CIA direktor William Burns, see on praeguse asutuse juhi John Ratcliffe'i eelkäija, kes nagu me juba eelmistes saadetes arutasime, hiljuti lendas Moskvasse. Kohtus Venemaa välisluure juhi Sergei Narõškiniga Türgis 2022 aasta lõpus. Just selleks, et edastada Kremlile üksikasju taktikalise tuumarelva kasutamise lubamatuse kohta. Tollal, tuletan meelde, põgenesid venelased Hersoni ja Harkivi oblastitest ning Vladimir Putin üritas hirmunult meeleheitlikult olukorda päästa. Skeem oli selline, kus kõrgetasemeline Ameerika luureametnik sõidab isiklikult Moskvasse, et tuumaküsimuses hoiatada. See on juba tõestatud ja korduv Ameerika diplomaatia tööriist, mitte mingi tänane uudis. Kuid siiski on üha rohkem eksperte praegu veendunud, et Vladimir Putini poolt taktikalise tuumarelva kasutamise oht on äärmiselt väike. Kaasaegsel lahinguväljal oleks sellise löögi tõusus väga piiratud, samas kui tuumatabu rikkumise poliitilised kulud oleksid väga suured. Seetõttu, kuni Moskval on veel võimalusi eskaleerida tavarelvastusega, sealhulgas raketirünnakute suurendamisega, on tal vähe põhjuseid ületada tuumakünnist. Seetõttu on tõenäolisem just ballistiliste rakettide rünnakute tugevdamine. Tuumarelva kasutab Putin aga taas bluffi ja kauplemise vahendina. Huvitav on see, et selle taustal kõlas üks oluline detail, mis puudutab otseselt läbirääkimiste ummikseisu, millest täna kirjutab Bloomberg. Ameerika Ühendriigid ei sundinud Volodõmõr Zelenskit Kremliga Donbassi osas kokkuleppele minema. Endised eriesindajad. Vladimir Putin arvestas valesti, püüdes kavalusega saavutada kogu Donetski oblasti okupeerimist, lootuses, et Donald Trump sunnib Zelenskit järeleandmistele minema. Järgneb kiitke logi tsitaat. Donald Trump ei avaldanud isiklikult survet president Zelenskile, et ta vabatahtlikult annaks ära Donbassi või Donetski oblasti. Tundub, et see sai selgeks Alaska tippkohtumisel. Trump ütles Putinile otse, kui te seda maad tahate, siis võidelge selle eest. Keith Kellogg ütles samuti, et Trumpil ja Putinil on pikaajalised isiklikud suhted ning USA president on juba kasutanud kõiki võimalikke diplomaatilisi vahendeid, et lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Ja see viitab taas sellele, et läbirääkimised on tõesti ummikseisus. Ja lõpuks sellest, kuidas Ukraina reageerib kogu sellele muret tekitavale ebakindlusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski töötas koos Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Mihhail Tropatõiga Aleksandrovski suunal, kus nad kohtusid 80. eraldiseisva Galiits- ja dessant-ründebrigaadi sõjaväelastega. President tänas Ukraina sõjaväelasi teenistuse eest ja tunnustas võitlejaid riiklike auttasudega. Kohtumisel komandöridega arutati üksuse vajadusi ja võimalusi nende kaitse tugevdamiseks. Konkreetsed sõjalised taotlused hõlmasid droonide, kaugmaa suurtükkide ja väikeste radarijaamade varustamist. Asi on selles, et just Aleksandrovski suunal jätkavad Ukraina relvajõud pealetungeoperatsioone alates käesoleva aasta algusest. Selle aja jooksul on Ukraina sõjaväelased vabastanud 26 asulat Dnipropetrovski, Donetski ja Zaporižžja oblastis. Kokku on Ukraina relvajõud võtnud tagasi umbes 750 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. Samal päeval määras Zelenski koos Tropatõi kindralstaabi ja kaitseministri Jevgeni Khmaraga edasiste sammude järjekorra. Edasi tema tsitaat. Meie positsioone Donetski oblastis tugevdatakse tänu 2 uuendatud grupeeringule. Ülemateks saavad Ukraina kangelane Deniss Prokopenko ja Ukraina kangelane Andrei Beletski. Kokkuvõte.
Bloomberg kirjeldab Putinit kui inimest, kes peab läbirääkimisi sisuliselt surnuks ja valmistub uueks eskalatsioonilaineks. Samal ajal arutab kiilaka diktaatori lähikond üha sagedamini tuumavarianti kui viimast abinõud. Samas hindavad analüütikud sellise sammu tegelikku tõenäosust äärmiselt madalaks. Ja Burnsi ja Narõškini kaudu edastatud hoiatuse pretsedent 2017 aastal näitab, et sellised vestlused eriteenistuste vahel on juba varem aset leidnud. Ja siis ei viinud need tuumarelva kasutamiseni. Ja samal ajal selgub, et Trump ise ei sundinud kunagi Zelenskit Donbassi loovutama, vastupidiselt kiilaka Putini lootustele, ja Ukraina ei istu selle ummikseisu peale käed rüpes, vaid tugevdab koos presidendiga eesliinil konkreetseid rindesuundi uute grupeeringutega, mida juhivad teenekad lahingukomandorid. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, pange sellele videole like ja vajutage kellukesele. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.